Nii Sven, siiamaani mul endal ka alles hingamine taastub ja emotsioonid on laes. Ma saan aru, me kõik mõistame, et võidetud on lahing, aga sõda veel käib nii-öelda. Täiesti teisest kaliibrist mäng, tohutu võitlus, tohutu andmine, kaitse toimis. Mis juhtus? Küsime nii siis. Olid meil, no kuidas ikka, kui sa 1-2 taga oled, et tuleb ennast rohkem võib-olla kokku võtta ja leida ennast ühest teisest olukorrast, kus väga tihti sa ei satu ja suutsime kaitsesse ennast kõik anda ja tänu sellele tulid lihtsalt visked, tuli enesekindlus rünnakul ja nagu võitlesime kõik ühe asja eest, et täna seda üksikut üritamist oli kõvasti vähem kui varasemates mängudes, ma arvan. No täpselt, et just sellepärast ka sind kutsusin intervjuule, et kui see eelmine mäng tulid julgesti mulle siia niimoodi rääkima meie väga keerulisest seisust, siis täna oled igal juhul sa üks, minu silmis kindlasti ikkagi kogu selle ürituse üks mingis mõttes täht, et panid ise päris korraliku viskekontserdi püsti ja näitasid nagu täitsa, ma kujutan ette, et siin vanad legendaarsed fännid tundsid ära, et seda vana head Kaldret oli platsil ikka kohe mehe moodi täna või kuidas? No eks ikkagi selg vast seina ja sai enne mängu räägitud, et täna tuleb kõik välja lasta, mis vähegi sees on, et see annab meile jõudu juurde ja see andis, et kõik olid täiega tuhhi täis ja panid võimsalt, et nüüd tuleb hoida pea selge ja samamoodi siis reedel uuesti panna, et ma loodan, et Raplast tuleb täis saal ja see on meile kindlasti suureks plussiks. Jah, siis otsustav mäng siis juba Raplas reedel, et nii nagu ütlesid, et tuleb sama joont hoida, et tõesti, ma kujutan ette, et kõik, kes seda mängu nägid, said aru, et meeskond on täiesti tohutu kannapöörde teinud, et võrreldes siis eelmise 2 mänguga on täiesti korralikult mäng tööle saadud ja kaitse oli korralikult pidas, et seda oli tõesti rõõm näha, et kui sa ütlesid, et midagi veel siia lõppu öelda, siis minul on sõnad otsas. Mis mul ma loodan, et me suudamegi kontsentreerida pea selge hoida, et me ei kuidas ma ütlen, ei läheks nüüd peapidi pilvedesse, et saaksime aru, et seis on 2-2 ja viimane mäng otsustab, et hoiaksime seda tuhja, et me hoiaksime ühtsust, et nagu täna, et alati heas olukorras on lihtne kokku hoida, aga raskete jätjatega ka justkui peaks mõned olema, et see on tähtis. Väga õige, igatahes reedel Raplas ootame täis saali ja paneme sama rauaga edasi, ega siin muud üle jää, eks ole. Teeme nii. Ja aitäh sulle!